Impulsist siis kõigest juba pikemalt, aga täna hommikul me räägime puhkamisest ja puhkustest. Sellepärast, et Eesti inimene armastab ikkagi suvel puhata. Tiina Saar-Veelmaa, psühholoog ja tööõnne uurija televisioonist täna hommikul. Tere hommikust, Tiina! Tere hommikust! Mul esimene küsimus on kohe see, kas kui inimene on sunnitud töö tõttu oma puhkuseid jupitama, ehk et ta saab võtta nädal korraga ainult, on see siis üldse puhkus või? Jah, no see puhkus algab eelkõige siit meie kahe kõrva vahelt, ehk siis meie mõtlemisest, aga üks puhkuse mõte on ju ikkagi see, et see on ju keeleliselt ka nagu puhuma ehk siis välja hingama. Et ta peaks olema ikkagi teistsugune olemine kui see eesmärgipärasus ja saavutamine ja selline pinge ja pidev toimetamine, eks. Et kui nüüd need jupitamised on ootamatud ja ma ei tea, millal keegi võib mu poole pöörduda või mul on sellised ootamatud väljakutsed, et siis jah, me oleme kogu aeg natuke nagu ärevil või pinges ja ma olen jah tähele pannud, et siin osades töökohtades mõned sellised väga-väga hõivatud spetsialistid ja juhid ütlevad, et mind võib puhkuse ajal ka tülitada. Kas see on hea lause? Üldse ei ole. Et siis jääbki õhku ju selline arusaamatu sõnum, et ka neile inimestele, kes siis on justkui üles kutsutud teist inimest katkestama, et selline võib natuke süü ja samas see inimene siis, kes selle välja pakub, et tema siis ilmselt ikkagi lõõgastuda ei saa. Kuidas siis hakata puhkama niimoodi, et päriselt oleks ka puhkus? Kuidas olla nii julge, ka kui tööandjad on väga erinevad, et ei vaata töö meile ja ütlengi, mul on puhkus ja ma üleüldse ei tegele selle asjaga, mis nimetatakse tööks. Ja, võib-olla alustaks isegi natuke kaugemalt, et siin ju selline suurepärane raamat, mis ilmus Byung-Chul Han Väsimuse ühiskond, mis räägib sellest meie tohutust saavutamiskirest. Et võib-olla esimene asi, mis võiks olla teisiti, et me ei pane puhkuseks endale väga kõrgeid eesmärke. Et me korraks nagu lihtsalt lasemegi lahti. Ei pea tegema puhkuse plaani. Ja, sest see võib olla samamoodi pingestav ja ärev ja meil on tekkinud ka selline nähtus, kus inimesed ei puhki puhkusega lõpuks välja või on siis selline puhkuse naasmise stress. Et nüüd, eks ka mingid asjad said tehtud, jäid tegemata ja nüüd ma juba pean ennast uuesti, eks ole, mobiliseerima. Et võib-olla siis jah, see eesmärgi vabadus, et mul ei ole tohutuid selliseid pingeid ja sihte. Ja teine muidugi, mis on hästi tore võiks olla, on see, et ma ikkagi selle puhkuse käigus kohtun natuke teistmoodi iseendaga. Et ma kogen iseennast teisiti. Ja mis see tähendab? Et töises olemises me mõõdame tegelikult oma aega, nimetatakse kroonosa aeg, sekundid, minutid, tunnid, päevad, nädalad, kuud, aeg on vähe, kõik tööandjad kurdavad, meil pole aega, et süveneda, meil pole aega, et omavahel vestelda. Aga puhkamise käigus võiks siis juhtuda kairos aeg. See on siis elamustest mõõdetav aeg, kus mul see ajataju moondub. Näiteks, et ma saaksin kas või millegagi tegeleda ennast unustavat. Näiteks kas või jalutada ühes teises linna osas, kuhu ma ei ole muidu sattunud ja lihtsalt peatuda, võib-olla vaadata ringi, nagu tajuda kas või loodust enda ümber. See on kiirustamise mahavõtmine, natuke aeglasemaks muutumine. Aeglustada, olla rohkem vaatleja. Jah, kus meil ei ole siis nagu sellist tohutut kella peale minekut. Ja tavaliselt üks on see, et nüüd kas ma pean minema kindlasti reisile, kas ma pean jõudma nendele kontserditele, kas ma pean aia korda tegema, kas ma pean remondi ära tegema. Et need küsimused kindlasti tekivad, aga... Muidugi pean, väga palju asju vaja ära teha puhkuse aeg. Jaa, aga et võib-olla jah, et korraks nagu mõelda, et arvestades, et meil on krooniline väsimus, et me oleme krooniliselt väsinud ühiskond. Et ma näen seda oma töös ka väga palju, et inimesed vahel ka koolitused, nad nagu teema on huvitav, aga sa näed juba näost, et ta meelsamini tegelikult võtaks oma väikse lisa unetunni välja. Ta ei jaksa lihtsalt. Ta lihtsalt ei jaksa. Et siis tõepoolest sellist olemise rõõmu, kus ma ei pane neid eesmärke ja ma lihtsalt olen. Tiina, kas see on siis otsustamise koht? Algab puhkus ja ma otsustangi, ma ei vaata ühtegi töömeili, ma ei tegele nende töömõtetega, aga pagan, kui nad hakkavad vaikselt tulevad siia sinna, ma ei tea, kui ma nüüd puhkuselt tagasi lähen, ma pean kohe hakkama selle asjaga tegelema. See on see selline iseendaga tegelemine.
jah, no ütleme nii, et puhkus ju üldse on selline kapitalistliku ühiskonna müüt tegelikult, eks, et originaalis, kui me elaksime sellises elurütmides ja töö meile väga meeldib, siis me peaksime oskama nagu lõõgastuda ka sellises igapäevahetkes, teha neid mikropause, minna kas või lõunapausil, kui võimalik jalutada, visata murule pikali, eks ju. Aga kui meil juba on selline maailmakorraldus, nagu meil on, siis see puhkus on ka tegelikult piiratud. Et tegelikult ma olen ju kokku leppinud, kuskil graafikus on kirjas, et sel ajal siis mind ei ole ja teised peavad ise hakkama saama. Et ma arvan, see aeg on püha. Et hästi tähtis, et töökohal oleks see nagu välja öeldud, need inimesed puhkavad siis, rahulege, palun ärge neid tülitage. See puhkusel olija ei tohiks tunda ka seda süütunnet, et keegi teine peab minu eest midagi tegema või just nimelt, et nüüd jääbki midagi tegemata. See süütunde küsimus. Jaa, absoluutselt ta ei tohiks, sest et siis ta ju puhkagi välja. Et kui ma kogu aeg ketran siin ja muretsen, et lubada endale ka seda kogemust, et korraks mul lasengi nendel kohustustel kukkuda. Ja vaikselt ma tulen sellest saavutusärevusest maha ja sellest pingest ja olen ka uudishimulik, et mis minuga saama hakkab, on ju. Sest et ma veel kord kinnitan, et olles uurinud nii kaua Eestis ka tööõnne ja me uurime ka seda ühe tarkvaraga Happy Me, siis kõige suurem ootus inimestel on lisapuhkusepäevad. Tõsi, jah? Jah, neid motiveeriks isegi mitte palgatõus, aga lisapuhkusepäevad. Nagu jõulukingitus kohe, lisapuhkusepäevad. Nii et see igatsus, et saaks lõõgastuda, et oleks selline mõnus teistmoodi aeg, selline kulgemine. Aga kas enamasti tööandjad saavad sellest aru, et kui inimene on puhkusel, siis teda ei tülitata? Isegi kui on mingisugune selline olukord, millega võib-olla kõige paremini saaks just see töötaja hakkama, aga ta on puhkusel, lahendame ise. Kurvastuseks see ei ole meil väga hea kultuur siiski. Ja üks asi on see, et see probleem on võib-olla juhtunud palju varem, et inimesed on juba sellises korralikus ülekoormuses ja läbipõlemise äärel või siis töötüdimuse äärel, eks. Ja siis niikuinii on see, et ega nad selle puhkusega ennast täiesti välja ei puhka või ei ravitse. Ja siis tööandja on kindlasti ka see, kes ise näitab eeskuju, eks ole, et kui see juht seal ütleb, et ärge muretsege, ma siin käin korra oma väiksel reisil ära, aga muidu ma olen kättesaadav, ega siis teised ka ei julge. Kas see lause, mida ikka aeg-ajalt kohtab, kui inimene ütleb, ma pole 5 aastat ühtegi puhkusepäeva välja võtnud, kuidagi hääles on uhkus. Tegelikult täitsa igale teele. See peaks olema selline häbi ots, et ma unistan ajast, kus me nagu kollektiivselt vaatame sellele veidi nagu viltu, et äkki me oleme sellest juba välja kasvanud, et äkki me ei pea olema see surnuks töötamise ühiskond enam. Et tegelikult mida lõõgastunum on inimene, seda meeldivam ta on, seda kannatlikum ta on, seda märkavam ta on. Et hea puhkuse tagajärjel, ma usun, oleks meie liiklus rahulikum, vähem vaimse tervise probleeme, eks targemaid otsuseid üldse, paremad suhted, vähem lahkuminekuid. Kõik oleks palju toredam, ilusam ja see on väljahingamine ja inglise keeles on, eks ole, rest, mis originaalselt tuleb keelest, vana prantsuse keeles on rasta. See on istumine peale pikka teekonda. Et meie jalad lihtsalt väsivad ära, meie elu väsib ära, kui me ei võta aega olemiseks. Tiina, aitäh täna hommikul tulemast. Puhkuste aeg tuleb nii, et puhake südamest ja mõnuga. Ja puhkuse ajal on muuseas väga hea kuulata head, mõnusat muusikat. See aitab kindlasti puhkamisele kaasa. Ja Sofia Rubin on täna hommikul televisioonis just sellist mõnusat muusikat tegemas.